tere! Meie tänase raamatu pealkiri on Siin Vatikani raadio ja see kannab ka alapealkirja Vello Salo lugu. Välja näeb ta niisugune. Ma arvan, et Eestis vist ei ole peaaegu ühtegi sellist inimest, kes ei teaks, kes oli Vello Salo, ja võib-olla on nii mõnedki teist kursis ka tema elukäiguga, vähemalt mõningate osadega sellest. See raamat ongi isa Vello mälestuste raamat, väga põnev lugemine, sest et tema elu oli tõesti pikk ja ilus ja ka väga värvikas. Aga ette tahan ma siit lugeda hoopiski päris raamatu lõpust mõned väikesed lõigud, kus ta on avaldanud oma mõtteid, ütleme siis teatavate märksõnade kohta. Õppimisest. Öeldakse, et inimene õpib nii kaua, kui elab. Ei, inimene elab nii kaua, kui ta õpib. See, kes enam ei õpi, kes kõike teab, on vaimselt surnud ja hakkab 3. päeval lehkama. Seda laiba haisu on terve maailm täis. Olen selliseid inimesi oma elus kahjuks suurel hulgal kohanud. Vanusega peaks maailmast rohkem aru saama küll, aga ka kärbumise võimalus, allamäge areng on täiesti olemas. Füsioloogiliselt saame umbes 45-aastaselt täiskasvanuks. Siis algab kahanemine, rakud enam ei taastu, seni kuni kukud ümber ja oledki surnud. Vaimu areng võiks tõesti edasi kesta, et saad kõik aeg targemaks ja mõned ongi saanud. Paraku tahavad kõik uued põlvkonnad neid samu lollusi uuesti teha, aga miks? Seda tuleb igaühe enda käest küsida. Mõistuse käsk, mida sa tahad, et teised sulle teeksid, seda tee teistele, peaks olema igaühele selge. Aga kes seda täidab? Näiteks kui mina viskan koni maha, et las koristab keegi teine. Kas ma ise tahan teiste konist koristada? Maailm on niisugune, nagu ta on, ja katsume ikka selgusele jõuda, mida mina ise tahan siin ära teha. Teenimisest. Peame meeles pidama, et Jeesus Kristus ei tulnud maailma selleks, et lasta end teenida, vaid teenis ise ja läks meie eest ristile. Kentsakas, et Eesti sõna teenima on kahemõtteline. Keegi võib minna valitsusse raha teenima või rahvast teenima. Kui keegi teenib rahvast, siis rahval ei ole talle mitte kahju palka maksta, et ta teeniks ka raha, aga vastupidi mitte. Oleks tore, kui meie valitsuse liikmed oleksid tõesti rahva teenijad, mida see algupärane ladina sõna minister tähendab. Maailma muutumisest. Maailmas ei ole muutunud midagi. Kogu ja raamat valmis umbes 300 aastat enne Kristust ja just selle algus räägib, et ei ole midagi uut päikese all. Või äkki on midagi, mille kohta saab öelda, see siin on uus. Ei ole. See on olnud olemas juba enne muiste, ainult meil ei ole sellest mälestust, nagu ei jää mälestust ka meist. Ei ole midagi uut päikese all. Huvitavast. Mina ei ole veel ebahuvitavat asja näinud. Õnnest. Inimene on õnnelik vaid siis, kui ta armastab. See on minu isiklik veendumus. Miski muu ei tee inimest õnnelikuks. Niisugune ilus raamat, mille on oma ilusast elust kirjutanud see ilus inimene. Ma tänan teid, et saite aega siit läbi astuda ja kuulata neid isa Vello mõtteid ja loodan, et võib-olla kohtume teiega juba nädala pärast.